Tere! Enne episoodi algust tahaksime öelda, et see episood ei ole salvestatud Ootskivi kunstitekoolis, nagu meie 2 viimast episoodi, vaid see episood on filmitud Kodavere pärimuskeskuses. Ma ütlen seda sellepärast, et kvaliteet on erinev, kui on meil olnud Ootskivi kunstitekoolist. Aga ärge pöörake sellele palju tähelepanu ja nautige ennast episoodi. Aitäh! Tere! Mina olen Aits, kuulate Kaugen Külen 3. episoodi ja meil on täna külas Helgi Vaga ja Ann Kilk. Tutvustage ennast. Kes olete, kust pärit, mis teete? Mina olen Ann Kilk ja mina tahaks kõnelda siin kodavere keelest ja endas. Aga kui nüüd pihta hakata kaugemalt, sest ega minu tüine elu ei ole olnud siinkandin. Minu tööelu on olnud Tartu linnan. Olen õpanud tudengid, kõnelnud molekulaarbioloogile ja geenitehnikutele sellest, kuida rakud omavahel kõnelevad ja suhtlevad. Ja kuida molekulid rakusidel kõnelevad ja suhtlevad, et asjad ikka kõrrageles. Nämä teevad kõnele kodavere kiilt. Ja ega mina oma tööajas on ka kodavere kiiltesin. Neile käisin kokku puudu. Aga nüüd ma olen juba üle 10 aastalt pensionil, elan siinkandin suviti. Oma kodokülän või oma kodo, sünnikodo. Ja see on Sassvere külän. No võt, ja lapsepõlvekodu tulevad ikka jälle lapsepõlve asjad meelde. Näna palju siis tutvustuses. Eks pärast kõneleme edasi siis neis asjades. Mina olen Helgi Vaga ja mina olen sündinud Palu külän, praegu Kokanurga külän. Minu isa on sealt pärit, ema on pärit Äteniidist. Mis oli päris kodaverekiilne piirkond. Mina kasvin ikka rohkem niisuguses pool kodaverekeelses, pool kirjakeelses keskkonnas. Anniga me oleme sugulased ja kursusekaaslased. Kokku saime Tartun, mõlemad õppisime keemiat. Mina olen pensionär juba 15 aastat, aga mu elu on suures osas seotud Pala piirkonnaga. Pärast Pala kooli lõpetamist või õigemini algul Assikvere algkool, siis Pala 8-klassiline kool, siis Juhan Liivi nimeline Alatskivi keskkool, siis 5 aastat Tartu ülikoolin ja siis 10 aastat Sirgu linna keskkoolis keemia, bioloogia õpetaja. Ja pärast seda tagasi siia kodukanti olin veel Pala kooli õpetaja, nüüd juba keemia ja matemaatika õpetaja. Nõnna palju siis minu. No peaks võib-olla lisama, et kodavere keel hakkas minu nagu tuli tegevusse tagasi 15 aastat tagasi umbes või 20 aastat tagasi, kui Assikvere haridusseltsis hakkasime folklooripäevi tähistama. Ja siis Anni kaudu, kes on põhiline nende kodaverekeelsete tekstide koostaja ja tema õe Mari Vallisoo luuletuste kaudu, siis me seda kodavere keelt siin tutvustasime. Ja praegu olen siis veel selle Kodavere pärimuskeskuse juhatuse liige. Nii et olen selle kodavere keelega nõnna palju ja nõnna kaudu seotud. Mina kodavere keelt nii ei kõnele, ma kõnelen segakeelt, aga kui Ann ees kõneleb, siis mul ikka tuleb pool sellest murdest ka. Jah, tore, aga lähme sellega edasi, et milline oli teie lapsepõlv? Ja, vot sellest mina nüüd tahaski edasi kõnelda. Kui mina oma lapsepõlvekodu tagasi tulin, siis mina hakkasin ja selle peale nagu jälle mõtlema ja minu lapsepõlv oli mineva sajandi keskpaegan. Ja selle ajal oli siis Assikvere küla ikka päris kodaverekiilne küla. Seal oli koole palju lapsi ja kõik me kõnelsime kodavere kiilt ja me muud kiildisime kuulegi. Televiisorites õle, raadiodes õle, elektritki õle seal külän. No nad meil oligi ümberringi ainult kodavere keel. No suured inimesed, nemad lugesid ajaleste ja raamatid, no need olid siis eesti keelen ka. Aga meie hakkasime eesti keelt õppima alles siis, kui me kuuli läksime.
no jah, mina olin enne kooli natuke lugenud, mulle oli kingitud raamat, see oli lugu väiksest Annes või niisugune raamat oli. Ja mina olin selle läbi lugenud juba ja mõistsin natuke lugeda. Nõnda, et kui olin see eesti keele lugemine, ei ole kedagi raske ja arusaamine ei ole raske ja kirjutamine koos selges. Aga kõige hullem oli see kõnelemine ja jutustamine. Kõigepealt tulid ikka suhu murdesõnad ja siis õpetajad nagu parandavad ja kordavad meile kogu aeg, et haritud inimene peab mõistma või kõnelema kõrralikku eesti keelt. Murrakud kõnelevad ainult harimata inimesed. No vot mina võttin seda asja kohe nõnda tõsiselt, et hakkasin oma kodu oma vanaemale või ämmale kohe seda kõrralikku eesti keelt õppama. Aga ega tema ei pane tähele, kui mina tema murdesõnu parandama hakkasin. Tema kõneles ikka nõnda, nagu tema harjunud oli ja kuida tema tastja. Aga minule ütles tema küll, et mina pean ikka koolin õppa, seda mis koolin õpatasse. Et haridus on kole tähtis asi. Ja nõnda siis hakkaski olema, et kodu oli kodavere keel, koolin oli eesti keel ja kui võõras inimesega kõnelsime, siis püüdsime kohe ikka kõnelda kõrralikuni eesti keelen, kes ei tahab näidata, et tema on nüüd harimata inimene. Ikka püüad kõnelda nõnda, et olen nagu kõrralikult kõneldud. Nojah, ja siis kui kõrralik kool läbi sai, siis minu vanused inimesed läksid kõik peaaegu kohegi edasi õppima. Ja pärast edasi õppimist mindi kohegi tööle ja kuidagi laiali müüda Eestimaad juba. Ja see lapsepõlvekeel jäägi oma kodu. Ja eesti keel, elas seal kodu siis nõnda kaua, kui siin vanemad põlvkonnad elon olid. Ja ka sel ajal oma noorena elun ja töö algusen ja kõige nagu murraku peale mina küll siin mõtlen. See oli päris tõesejärguline asi või kõnelsime kodus natuke ja muud asjad olid kõik nagu tähtsamad. Aga ega inimene seda asja ei märkagi, mis tal ümberringi on. Ikka vaadatakse neid, mis on uued asjad ja siis, mis hakkab kuida ära kaduma või juurde tuleb või. Ja mina märgasin Kodavere murrakut nagu jälle uudes, see oli 80ndate aastate lõpupoole. Siis oli juba õma pere ja kodon kodavere keele kõnelejad enamas tõisi ilma läinud. Saskõre küla vahel tuli kohe mõni inimene vasta, kes sinuga kodavere keelt kõneles. Ja siis mulle tundus järsku, et see keel hakkab nüüd ära kaduma. Ja meie põlvkond on see, kes selle keele on ära kaotanud nüüd. Ja mina ei tea, kas see oli siis nagu süütundes või uudisimus kohe nagu ja et hakkasime selle keele vastu siis nagu jälle uudes tundma ja meelde tuletama neid sõnu. No see oli ju niiske aeg, kui oli varsti tuli see riigipüüramine ka ju peale ja panti neid mälestussambid ja kiva ja siis ma mäletan, et minu esimene kodaverekeelne tekst sai kirja 88. aastal. See oli siis sügise pandi Kodavere kooli mälestuskivi sinna Kodavere kiriku mõisa aida. Ja seal käis minu miis Andrus Vilmi tegemal selles ürituses. Aga siis oli see nagu kinofilm veel ja see heli peale võtta, nõnda tema tasti, et mina sellele filmile siis kodaverekeelse jutu nagu peale loes mikrofoni. No pruuvsin, tule see kodavere keel nagu kuidagi siis välja, olin juba hulka aega eesti keelt kõnelnud. Mõtlen, et panen siis kirja paberi peale ja siis loen, aga kirjutamine kodavere keelen oli veelgi keerulisem. Need kodavere keele jeelikud ja eesti keele jeelikud, kuidas sa paned neid kirja nõnda, et sa siis oskad neid siis lugeda seal. Ja siis ma sain aru et vaat, kuida meie isad ja emad olid kõnesid küll kodavere keelt, aga kui nemad kirja kirjutasid, see oli ikka kõrralikus kirjakeelen. No nemad olid kohe Eesti Vabariigi nagu koolin käinud ja kirjakeel oli neil ikka eesti keel. Aga kodavere keele kirjakeelt nagu ju polegi olemas. No sel ajal hakkas minu sõsar Mari kohe nagu kodaverekeelseid luuletusi kirjutama ja temal oli kohe häda, et keegi nagu ei mõista teda, ei mõista neid luuletusi toimetada. Mõõtu on eestikeelsetel luuletusse toimetana on, kes seal natuke vaatab, aga kodavere keelt keegi ei mõista toimetata. Nõnna nagu ise kirja paned, nõnna see asi tuleb. Ja nõnna me siis selle kodavere keelega hakkasimegi ise nõnna tasapisi nagu õiendama, jah. Et nõnna kuida kirja panna. Aga siis 90ndatel
Ja siis ma hakkasin ka lugema, mis need murdekogujad ja niitone ja kielemehed siis Kodavere murrakus on nagu kirja pannud. Siis ma avastasin, et ma hakkasin mõnest asjast aru saama, mis mina olin kasutanud kogu aeg, aga mina siin teagi, mis see täpselt tähendab. Niiski ilus väljend on nagu nälad elad. No mina olen seda kasutanud nagu kogu elu. Aga siis, kui ma hakkasin lugema, sain teada, et vot see on ei-vorm, et kodavere keelen on ei olnud tüürsõna, ega on tüürden ise muudu. Ja nälad elad tähendab siis nemad ei. Ja kui ma sellest olin aru saanud, siis ma hakkasin meelde tuletama, et aga vanaema kõnen oli ju veel tõisi niiskesi ütlemisi nagu teie, et ta tii kedagi tüüd muidu istuta ninad raamatun ja no seal oli jälle see eta siis see ei-vorm. Ja siis ta kõneles veel, et mina esin õska seda või ikka oli jälle see ei-vorm seal sees, mis nagu, kui õpid lapsena keelt, ega siis ei mõtle selle grammatika peale nagu kuda ja mis see on. Vot see oli niisugune huvitav asi, mis siis pärast, kui lugema hakkasid jah, et said siis teada keele kõsta. Tahaks minna edasi sellise lapsepõlve teemaga jälle. Millised olid sellised toidud teie kodus ja tehti kas pühadel või lihtsalt väga palju tehti? Ega seal kedagi keerulist nagu ei ole. Üks, mis ma mäletan, oli jahuputer, mis mulle päris meeldis ja mis pihkes testi ja kas tehti rükkijahus või õdrajahus. Nisujahus meie pere nagu ei tehta, kõnetas, et tõestel testi nisujahus, aga niiskene igapäevane. Ja siis olid kapsad, hapukapsid testi, minule meeldi, aga suured inimesed sõid hapukapsid ja pekilihas ja sidenaga. Siis siiaegst tõin mina need leiba ja piima. Seda oli kogu aeg ikka võtta ja siis, kui mina võttin jälle leiba ja piima, kui tõsed kapsasuppi sõid. Pidude puhul testi munakuuki, suurt siukene paks ja kollane oli, munad ja suhkur ja jahu ja esialgu olid nõnda samanad ja minu ema pärast hakkas päris torta neist tegema, lõikas iga katki ja pani igasugu kreeme vahele ja tema tegi naabritelegi siis neid munakuuki taignastast või pihkvit taignast siis neid torta ja mahla sisse ja temal oli veel mahlaga apust tehtud siukene võikreem ja vot need on nagu kodusüükest ja meelde jäänud. Aga mõttu siukesed tavalised, mis kõik inimesed nagu on söönud. Pidude puhul oli ikka tavaline, et tapeti siga. Jõulussa alati tapeti siga. Siis oli kõigepealt verikäkid ja värske kiitmine, siis tehti küljevorssi ja sülti. Need on nagu erilised söögid. Nii et sellest seast pidi muidugi jätkuma nüüd pooles aastas umbes. Söögid olid ikka puha kodused ja talvel tehti ikka kõik söögid, ahjukartulid ja kapsad ja lihtsalt kapsad, porgandid, ahjun, tükk soolaliha sinna hulka ja ütleme, pidusööks oli kindlasti veel rosolje. Mina mäletan lapsepõlvest, et ma võisin siis olla kas 6 või 7 aastane ja oli vaja rosoljet teha ja mina tahtsin kangesti, mõtlesin, ma oskan küll tükeldada ja läksin sahvri. Aga mul oli meeles ära läinud ja mina hakkasin need punapeedid niimoodi noaga lihtsalt ritti. Ja kui ema tuli ja avastas, mis sa nüüd oled tehnud, siis mis parandada andis, seda parandada sain. Et siis süük hukka ei läinud. Tegelikult olid ikka igasugused magustoidud ka, mida vahel tehti, sest piim ja või oli ju kodus ja munad olid õlemanud. Ega siis elu ei olnud poeasja peal. Mäletan ikka pubertit ja neid lumepallisuppi ja mida nüüd ise ei ole ammu tehnud. Jah, ega ei olegi muud midagi. Ja viimane teema teie lapsepõlve kohta on see, et milliseid murdesõnu või väljendeid mäletate enda lapsepõlvest? Minu lapsepõlv oli üleni murdekeelne. Ja nüüd olen seda siis jälle meelde tuletanud ja viimased aastad siin olen siis neid murdeasju kirja pannud ja nüüd olen õmale nagu juba selle kirjakeelegi tehnud, et kuda mina ühtegi asja kirja panen. Võib-olla mõni tõene paneb tõistmuudu seda sama sõna kirja, aga ega sest midagi. Mina võin öelda, et
noh, kole palju on sealt murdesõnu ikka. No sellest ühest ma kõnelsin jah, sellest Nämä teevad, millest ma sain teada tähenduse alles siis, kui ma juba olin suur inimene, aga muidu jah, kõik see jutt võis öelda jah, mis on ju lapsepõlvest nagu tulnud. jah, noh, minu arust kõige rohkem on saanud kasutada küsisõnasid. Mis sa teed, kus sa oled, mis asja sa tahad, miks sa nõnnamoodi teed. Noh, niid on nagu veres. Nüüd erilises sõnades, no eelitsema näiteks, mida nii väga ei kasuta, aga mis on teada, siis tiiskan ja niisugused asjad on nagu, noh, nii et nad on kuskil mälus olema, aga porknad ja nii et ega minu arust meile õpetusi anti kole palju nende vanasõnadega. Et kunagi keegi kõrvaltvaataja, kes ei olnud meie kandis pärit, ütles, et te kasutate hirmsasti neid vanasõnasid. Kesksi koeraks saab ainult muu kergitab kui ise ikka ja kes tõesele auku kaevab, ise sisse langeb ja ega kõrraga ei tule meelde, aga vanasõnad kuidagi, mina tean palju vanasõnu, nad ei tule lihtsalt meelde, aga ma olen edasises elus kohanud, et suurem osa on mulle tuttavad, kui ma neid raamatutest. Tuli üks sõna nüüd meelde, mis minul oli siin nagu teada, aga kui tuli üks noor agroonkoloosi ja naised istasid taimed maha ja siis ütlevad, hakkame nüüd läägitama. No küll siin mõtlesid, mis asja nad nende taimega nüüd tegema hakkavad, et kas hakkavad ära minema siit kohe või mis nad läägitavad neid taime, aga see oli taimede kastmine. Siis ta sai teada, et see on kastmine, taimede kastmine või see on nagu paljudele jäänud, kes uued tulevad, kitma, et lähme porknid kitkma. No kitkma jah, aga kas see on eesti keelen ei ole nõnda või? Minu arvates on, et kitkma siin nagu päris tavaline. Aga võib-olla ei ole, aga ikka on rohima, ju. Aga võib-olla ja aga ikka see kitk. Nüüd küsin sellise asja, et millised on tähtsamad rahvakalendri tähtpäevad meie kihelkonnas ja kuidas neid tähistada? No meie lapsena käisime küll Mardi ja Kadri sandi kogu aeg. Meil olid Mardi sandid, need olid siis mingis mustas riides ja kasukad seljas ja juuksime mööda küla. Nõnnamuudu sai kõik külamajad läbi käidud. Ilma maskita mina ei olnud kõiki külamaju läbi käinud, aga vaata selle Mardi sandi jooksuga siis sai küll käidud. Aga Kadrile kohta öelda meil olid Kadri saksad, siis need olid valges riides ja niisugused uhkemad, kui neid Kadri laupäeval mööda küla ringi käisime. Nii et sellega käisime ka kõik külamajad läbi alati. Ja siis oli veel Kadripäeva hommaku peale selle Kadri jooksu oli veel mäimine ka. Seda minu vanaema ikka tuletas meele ja minu tädi veel siin selle sajandi algulgi tuletas Kadripäeva hommaku meelde, et nad mäis minu uksetega, kui ta juba linnan elas. Niskesed asjad on nagu olnud. No tased olid nagu jõulud ja vaslad ja need olid kah, aga ja suvel muidugi jaani tule ja no kas ma oskan, vot see mäimine, ei ole enam, aga minu lapsepõlves oli seda küll, mina mäletan, et kuidas mina käisin mäimas. Ja ega ma suurt ei oska lisada, minu arust on suur osa nendest tähtpäevadest siiski seotud nagu ilmaennustusega. Näiteks Jakobi päeval visatakse külm kivi vette ja siis Tõnisepäevas on peab olema pool loomasöödast läbi ja murtakse talve selgroog ja no muidugi tähistati kindlasti ka neid lihavõttepühi ja ülestõusmise pühad olid ikka pühad, kuigi neid ei, munade värvimine või et seoses selle, et kirik oli nagu selle traditsioonist kõrvaldatud nõukogude ajal, siis võib-olla ta omandas natuke teistsuguse tähenduse. Ja nelipühad olid ju veel, kui ikka kaset toodi sisse ja
ja no ega ma vist ei oska rohkem midagi lisada, kas sinna augustikuusse. No sügisesse jäi lõikuspüha, mida ka ikka tähistati alati mingisuguse peoga. See käis ka kolhooside ajal lihtsalt, et siis katsuti lihtsalt teha mingi ühine suur söömapidu kolhoosides. Et see oli siis lõikuspidu. Kodus seda võib-olla ei tähistatud, eks ole. Jah, aga no jõulud olid kindlasti alati ja uusaasta olid kindlasti alati, mida tähistati. Eks siis meie ajal olid näärid need, mida tähistati, sest me jõuluajal me pidime koolis käima kuni 28. või 29. detsembrini käisime me kindlalt koolin ja siis hakkasid veel jõulupidu ja siis lasti koolivaheajale. Nääride või jõulude kohta veel nõna palju, et no minul olid kodu, olid jõulud, seal käis jõuluvana ja kui vahel ei tulnud, siis mina hakkasin jonnima, et miks jõuluvana ei tule ja siis läks vanaema või keegi noobrimehe poole ja tõi mulle ikka jõuluvana. Aga koolil olid näärid, need olid kohe 2 eri vahet nõna muutu, et koolil olid näärid ja kodu olid siis jõulud ja jõuluvana käis. Noh, on midagi. Kui ma olin 6-aastane, kui Sikveres oli siis nääripidu ja minu oli õpitud luuletus. Mul on sellest ainult see lõpp meeles. Siis, kui 7 korda kukkus kellakapis kägu, tuli lõpuks näärivana minu isa nägu ja terve saal naeris, sest see näärivana oligi minu isa. Mis teeb teie arvates Kodavere kihelkonna kandi eriliseks? No võib-olla ikka see Kodavere kiil või? See on nagu tõestes keeltes tõistmuudu ja ta on siin võib-olla kauem püsinud selles mõttes, et noh, nagu muud piirkonnad on keele ära kaotanud, rohkem ühtlasemaks läinud. Aga see oli nagu eraldatud, ühel pool olid metsad ja teisel 2 pool vene külad järve äärel. Ja nõnakaua, kui meie põlvkond laiali ei lähnud, siis vanem põlvkond nagu püsis selle keele juurel. Aga noh, meid enam metsad ja vene külad ei takistanud, me läksime ikka igale poole laiali. No mis siin siis veel on? No see, et siin on nagu mitut sorti neid eramisi. On neid vene külasid ja on siis eesti külasid ja need olid ikka kõik Kodavere kihelkonna all. Jah, ega inimesed on ju alati, ka varem on läinud maailma laiali. Mere äärest meremehed ju lähevad, on alati läinud maailma laiali. Ja see tendents on nüüd suurenenud, et noored lähevad ju peale kooli lõpetamist maailma avastama ja võib-olla tulevad tagasi. Maailma muuta me ei saa. Me saame ainult oma kodu ja seda ümbrust hoida. Et sest see on meie kodu. See on meie kultuur, meie traditsioonid. Toimub muutumine. Kui säilivad, no nii ilus traditsioon, kui see Kodavere keelne laulupidu ja tantsupidu, ühesõnaga Kodavere kihelkonna ühisüritused, mis hoiavad, on toredad. Ja hea, kui ikka need Kodavere näiteringid ka töötavad, nagu see Asikvere näitering seal või see Asikvere haridusseltsi näitering seal siis, ja kus ikka kodaverekeelseid asju ka esitatakse ja et meie järeltulijad ikka kohe vähemalt teasid, et see kiil on nagu õlemal. Ja mis meie selle jaoks tehnud oleme, siin on saanud, siis kui need üritused hakkasid, saanud filmida neid üritusi, kui seal kodaverekeelseid esinemisi oli. Ja siin sajandi lõpul või selle sajandi algul nagu see Kodavere igapäevakeel oli kadunud, aga ta oli pidukeelest nagu saanud. Kui kuskil pidu oli, siis seal pidi mõni kodaverekeelne esinemine ka ikka olema. Ja siis mul mees tegi siis juba digifilma ja siis ta filmis need asju ja siis need on ka ta selles mõttes jäädvustatud ja esimene see kodaverekeelsete juppega film oli see kodokeel, kus sai neid ürituste juppe sinna kokku seadetud ja see oli vist 1802-2007. Ja siis oli aasta hiljem sai Kodavere kodolest välja pandud ja see on nagu praegagi veel olemas
kuigi mina sinna neid uudiseid väga harva kirjutan, aga nüüd on igasugu muid asju ka, need Facebookid ja kõik muud, kus saab. Ja kas või siisama Kaugen külanune ka selles mõttes, et kuulavad siis, et niiske kiil on üleman õllud ja siiske kõht nagu Kodavere on õllud üleman ja on ikka praegugi veel elon ja inimesed elavad ja liigutavad siin üste ja tõis. Ja need Andruse tehtud filmid on väga suur materjal, mis on, Andrus andis ju raamatukogudele ka ja ERM-i ja paljudesse kohtadesse. See töö on suures osas täiesti tasuta ja entusiastlikult tehtud. Et saab raamatukogudest läänutada ja vaadata siis neid filme, mis kohalikke kultuurisündmusi kirjeldavad. Aga minu arust üks tähtsamaid, et üldse sellest keelest midagi alles jääks, et kultuurist midagi alles jääks, on erinevate põlvkondade koostöö. Meil on kuidagi eraldunud noored eraldi ja vanad eraldi ja siis see keskmine põlvkond, kuidas tunneb, kelle juurde ta hoiab. Et vanasti olid peod ikka niimoodi, et kõik erinevad põlvkonnad, lapsed võeti ikka ühes ja toimusid nagu ühisüritused erinevatele põlvkondadele rohkem, aga nüüd on kuidagi see lõhestunud see. Nii palju siis sellest. Aitäh siis Helgi ja Ann, et täna meiega aega võtsite ja vestlesite. Aitäh kuulajatele, kes täna kuulasid meid ja järgmine kuu kuulate uuesti meid. Head aega! Head aega, aitäh!